Kui sa otsid endale kõige paremat telefonikaamerat ja raha ei ole takistus, We are so rich. siis kas sa valid endale iPhone 15 Pro Maxi, Samsung S24 Ultra või hoopis Xiaomi 14 Ultra? Ma sain neid kõike kolme telefoni nädala jooksul testida, neid kaameraid, ja tulemust on päris huvitavad. Xiaomil ja Samsungil on tagaküljel 4 kaamerat ja iPhone'il on 3 tükki. Riistvara on parim võimalik ja puhtalt tehniliste andmete põhjal võitjat ei saa valida. Hoopis olulisem on see, milline on kasutaja kogemus ja kuidas tarkvara pilte töötleb. Põhikaamerate puhul uhkustavad Xiaomi ja Samsung priskete megapikslite numbritega. Reaalsuses telefonid nõnda piksli rohket fotosid välja ei sülita, kuna tarkvara pakib mitu pikslit üheks kokku, et failide suurused mõistlikuna hoida. Xiaomi ja iPhone teevad 4 pikslist ühe ja Samsung lausa 16 pikslit liidab üheks kokku. Erinevuste poolest tasub esile tõsta Xiaomi muutuva avasuurusega põhikaamerat, mis võiks fotohuvilistele meeltmööda olla. Esmakordselt oli see võimekus kusjuures Samsung S9 ja S10 telefonidel. Ka Xiaomi ülilainurk kaamera pakub konkurentidest paari kraadi võrra laiemat vaadet. Zoomimise osas pakub Xiaomi 120-kordset suurendust, aga seda on teistest keerulisem kasutada. AI natukene ujub. iPhone zoomib kuni 25 korda ja Samsung kuni 100 korda sisse. Reaalsuses jääb mõistlikum zoomi aste 2–5 korra vahele, mis annab hea tulemuse just portreefotode puhul. Xiaomi ja iPhone'i kaamerad kuvavad fookuskaugust ka millimeetrites. Kõige kaameralikumaid pilte teeb Xiaomi, pakkudes konkreetset fookuskaugust, kus taustal olevad esemed jäetakse tihedamini häguseks. iPhone ja Samsung tegelevad tõsisemalt järelteravustamisega. Xiaomi pildid jäävad natukene pehmevad. Ööfotodega sai kõige ühtlasemalt hakkama iPhone, jättes värvid enam-vähem täpseks. Xiaomi oli kõige rohkem selline hit or miss. Nii, aga värvid. Xiaomi puhul saad valida Leica Authentic versus Leica Vibrant värviprofiilide vahel ja nota bene see on väga oluline valik. Vibranti värvid on rikkalikumad, seega maitsasi, kumma teed lähed. Samuti on Xiaomi valikus mitmed Leica filtreid, mis kunsti hinge paitavad ja konkurentidele silmad ette teevad. iPhone'i fotodel on tihti märgata hästi õrna rohekat või sooja tooni. Huvitaval kombel vana rahva tarkus, kus iPhone'id teevad kõige naturaalsemate värvidega pilte ja Samsung keerab värvide külasust alati üle, enam pigem ei kehti isegi, mõnikord on tulemus hoopis vastupidine. Selfie. Päevasel ajal teevad kõik kauneid pilte. Xiaomi saab portree puhul servade tuvastamisega suurepäraselt hästi hakkama, talle järgneb Samsung ja üllatavalt viimasena iPhone. Aga juhul, kui valid pildistamiseks rasked valgustingimused, siis õun saab pildi ühtlase valgustamisega kõige paremini hakkama. Videosid suudavad Samsung ja Xiaomi filmida kuni 8K kvaliteediga. iPhone'i puhul mulle ei meeldinud, et by default tahab telefon alati Full HD resolutsioonis filmida. Režiimide osas pakub kõige rohkem valikut Xiaomi, kuid reaalsuses, kui tahad ja oskad, saad kõikide telefonidega kas või lühifilme ja telereklaame vändata. Ühesõnaga, kui sa oled sisulooja või teed näiteks oma ettevõttele turundust, siis nende telefonide kaamerate taha ma ütleks küll, et asi ei jää. Aeg on juba sealmaal, et hea pildi teeb inimene, mitte puhtalt tehnika. Kui otsid kõige rohkem custom võimalusi ja tead, mida sa teed, siis ma soovitaks sulle Xiaomit. Kõige muretamad kasutajakogemust pakub sul iPhone ja Samsung on nagu ikka Androidi kasutajate kuldne kesktee. Ja selleks korraks minu poolt kõik. Anna märku, millist kaamerat sa eelistad. Tšau, paka!